mul on cam'i setid ja kõik asjad on paigast ära. Mul on nagu kaamera settingud ja absoluutselt kõik on juba putsis praegu. Ja ma ei saanud neid kiiret paika ka. Ma mingi suvaliselt kiiret midagi tegin, aga tere, see on suht putsis, ma ütlen ausalt. Ma ei tea, noh. Pohve. Hey, what up, yo? Oi jah, noh siis vahelduseks alustame tänast osaga garaažis. Mis mul siis siin kaasas on? 2 pakki, üks suurem pakk, üks väiksem pakk ja 2 toru. Alustame nendest torudest siis. Vasktorud, 2 tutsi, otsad on juba tehtud, lasin ära teha, ei pea ise nendega mässama. Need on siis selle jaoks, et täna hüdrokas panna järgi. Ja vaatame, mis siin väiksemas pakis siis on. Short shifter otsaõli Ekspressist, maksis 10 eurot, nagu ma seal oma videos rääkisin. Proovime siis selle täna külge panna. Siuke ta on. Nii, sellega ühel pool siis. Ja see teist pakki ma juba olen ühega rola avanud. Eelmine aasta. Ma võtsin noa kuskil. Paki peal on uhkelt kirjas Nardi. Eks see nüüd päris Nardi küll ei ole, aga eks see on Nardi replika. 30 euri eest vist ei saa väga Nardit või 45 või ma ei tea, palju iganes see maksis. Kuna mul rool peab ilus olema, siis ma maksin sellest natuke rohkem, et see oleks iga basic rool, mis kõikide beaterites on. Et see oli mul eelmine aasta ka, nagu ma rääkisin ja mulle see sitaks meeldis. Oho, täpselt siuke nagu ma mäletasin. Täpselt samamoodi näitan ka. See on pano, see on pano. Täna õhtuks peaks auto juba päris vällikas välja nägema. Hakkame siis pihta. Alustame täna siis jälle lammutamisega. Kisume siis selle laiali siin ja vaatame, kuidas see short shifter siia käib. Siuke see süsteem on siis. Selle kangi peame asendama siis sellega. Miks see näeb siin päris väsinud välja juba. Ja tahaks teada, kuidas ma selle kätte saan üldse. Peame vist sinna alla minema. Viie miinus uut lugu võiksid küll korra tšekata, see on isegi päris hea. Ma midagi kuulsin, et 5 miinus tegi mingi uue loo, aga ma ei ole isegi vaatanud siiamaani, ma ütlen ausalt. Nii et kindlasti kuulame. Käigukangi asja ära saada, siis ma pean minema auto alla, pean sealt klippi lahti tegema. Siis ma saan need lingid sealt lahti võtta ja ma saan selle juhila välja. Jood ka täna streamis, ma ei usu. Pigem mitte. Täna on rahulik. Ma just ärkasin, nii et võtame nagu... Andke mulle moment silmad lahti teha. Siit alt. Nii, kus sa nüüd oled? Siit läheb see, ei tea kuidas näeb praegu, aga siit läheb igatahes see lingid. Siin tuleb see asi lahti saada. Sain selle asju kätte. Nüüd tuleb see asi läbi suruda. See, et saaks selle kätte. Sellega on alt. Nagu näha, siis käegukang eriti ei toimi praegu. Nüüd tuleb see siit kätte saada ja selle jaoks tuleb keerata seda asjandust. Käest ongi siis, natuke lõhkusin seda, tegelikult seda tuli lihtsalt keerata lahti, aga ma veits lõhkusin, et selle kätte saada. Ja mis nende vahe on siis, põhiline on see, et tal on see muna veits siuke siin kohas on ju, aga sellel hiinakal on ta siin kõrgemal, ehk nad peaks nii olema. Ehk ta veits teeb seda käiku nagu, no kui saate aru, siis saate, ma ei tea. Selle ma nüüd tropin siia sisse, vaatame, kuidas ta siia läheb. Nii, short shifteriga on korras. Suht mõnus on siuke, eriti lühike.
5. käik on kuidagi kaugel, aga muidu 1., 2., 3., 4. on väga mõnusad, et nüüd on see korralikult vaja kinni saada. Hakkame siis hüdroka jaoks auke puurima ja paneme selle paika ära. Eest ma panin juba, keegi oli selle pimedaks teinud, et tagumist pidurid üldse ei keera ma mikk veits maha või? Mingi haige eerrik toru on nüüd järgi. Paneme selle paika, lükkame torud läbi. On nüüd hea või? On nüüd hea või? Ühendame ära ja siis peab hakkama õhutama. Pani veits väiksemaks. Mees pani nublu möllama lambist. Ikka halb. Mida ütle? Sick clips, man! Nii, jälle vist tomu täis see kahjust, aga see on siis paigas. Niimoodi ta siin on. Minu arust on päris normi koha peal. Pärast, nüüd on vaja ainult ära õhutada. See ei tundu normi koha peal tau. See ei tundu. Hüdro õhutamisega, aga see ei ole õnnestunud. Ja miks see ei õnnestunud oli see, et õhutusniplid läksid puruks, ehk ma pean ostma nüüd uued töösilindrid, kus ma mingi väga sitane. Selle auto all siin veereldes auto all keerutades muutub päris kiiresti suht sitaseks. Aga igatahes. Normaalne nikker või? Peaksidki selle peale jätma. Aitäh! Ja mõlemad pooled on katki. Nii et pean ostma uued töösilindrid ja siis saab need külgi ära õhutada korralikult. Ehk siis see plaan jääb täna jälle käib. Nüüd on ka halb või? Aga panem rooli külge. Esmalt tuleb siis see vana rool ära võtta. Selle jaoks oli mul kuskil kruvikeeraja, kui ma panin selle. Nüüd pane suule lähemale või? See siis käib nii, et tuleb siit tagant kruvid lahti võtta. Ja siis tuleb see eespäev välja võtta ja siis hakata selle Mauno ja kuradi Age kasutavad iga päev täpselt seda sama mikrit. T25 torksi läks. Aga kuda nii on? Jõue, kuulete? Ikka putsis või? On väga halb või? Kuulete, kuda nüüd on? Täna CS-i teeb ka või? Suht hea nii, parem. Nüüd on korras. Laude. Aga vaatame mis selle rooli üle. Nii. 5 out of 7. Sikka ta siis on. 5 out of 7. Ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, noh. Päris pull näeb välja minu arust. Et noh. Mõnus, mugav, siuke väike. Keerata saab ilusti. Mis teise mikriga juhtus, väike juhakas sobi sulle või? No täna tuleb sellega hakkama saada. Ma homseks proovin korda teha seda, aga täna peab sellega hakkama saama. Samas ma ei tea ka, ta võib ette jääda. Sest mul on vaja mingisuguseid, ma ei tea, mis kuradi drivereid ja asju tõmmata. See on mingi putsis teema, ma ütlen ausalt. Siin tükst käima üldse läheb või?
kui läheb ju aku on nii tüü, mul oli süüda sees on. See kõlab nagu sumpsita 1.6 E36 või? Me teeme see proovisõidu ka veel siin, kuigi pime on, aga noh. Ma ei tea, kas see on kompliment või see on... Või see on nagu... Ma isegi ei tea, mis asi see on. Aga aitäh sulle selle eest, MX Kevin. Pead kõvemini rääkima, siis kruvib. Rool on ikka natukene viltu käes. Ju mul läksid nuudid natuke mööda siis. Aga ülimugav on. Short shifter on sitaks mugav. Ma loodan, te näete ka midagi praegult, sest mul ei ole siin sees autos lampi praegu. Nagu näha, siis juhe ripub siin, kui te üldse näete. Mida ta karjub, sa peaks samamoodi rääkima. Mida vittu? Lambist saad puid alla mingi. Pead üks päev striimima selle klapi mikriga ja juba saad puid alla. Juba oled sitt striimer. Juba pean ära tapma ennast. Oi, plee. Sa Madise video vaatasid ära? Ei ole vaatanud. Sa ennemgi sellega striiminud? Jaa, olen ikka ja... Mul oli kunagi varem ka oli midagi putsis. Selle mikriga ja selle teise mikriga on kogu aeg mingi kamm. Sellest on rohkem kahju kui kasutura. Igatahes siukse täna öösa oli. Pigem on nagu see, inimesed on harjunud ühe mikriga vaata ja siis kui sama striimer hakkab mingi teise mikriga striimima, siis kõigil on mingi mindblown mingi. Millalgi kindlasti jõuab ka rajale. Vaatab, millal see olema saab. Ma arvan, ma loodan, et järgmine video. Aga ma tahtlen, et see on see. Igatahes teile siis ainult 3 asja. Nagu ikka, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord. Kui see teine mikker on, siis samas seal, kus ta on alati olnud. Lihtsalt ma tegin format C enda kuradi PC-le ja siis türa nende seadete panemine, oi plee, türa. Üldse ma tegin formati vist, ma ei mäleta, kas 4 päeva. Ei, ma tegin reede hommikul tegin formati või. Ja siis tegin format C ära, hakkasin Windows update'e laadima ja tõmbasin mänge alla mingi pool päeva. Ja siis Windows update keeras kõik putsi. Pidin uue format C tegema, sellepärast et Windows ei bootinud enam. Ja täiesti perses. Pidin kõik uuesti peale laadima.